nüüd tuleb see osa, mis kuidagi ma tahaks öelda, et on võrreldes siis eelmise debatiga võib-olla natukene sisulisem, võib-olla natukene rohkem erinevaid lahendusideid toov. Ehk siis meil on muid variante ka peale valimiste. Mida saaks teha, et ühiskondlikku usaldust, kuuluvustunnet suurendada ja toetada? Ja selleks me heidamegi pilgu siis Integratsiooni Sihtasutuse 2025 aasta uuringutele. Ja ma kutsun endaga siia lavale kaks hästi ühelt poolt hinnatud ja samas sooja meesterahvast, keda ma ka tutvustan, kui te siia lavale jõuate minu juurde. Esimesena ma kutsuksin Urmo Kübara, kes on siis mõttekojast Praxis. Tervist! Urmot mina tean juba tegelikult väga pikka aega ja ennekõike kodanikuühiskonna ja vabakonna arendajana, käivitajana, erinevate ühingute eestvedajana. Ja koos saime kunagi käivitatud annetamiste nimelise algatuse, mis praegu on just ka väga aktuaalne, seega kui teid vähegi annetamise teema kõnetab ja ma loodan, et teid kõiki teeb see, siis annetamiste algud on üks lehekülg, mida tasub praegu külastada. Aga lisaks annetamiste algutele on sinu nime taga ka erinevad algatused, mida sa oled aidanud käivitada, nagu Teeme ära, Arvamusfestival, Rahvakogud. Nii et neid tiitleid jagub. Ja sinu kõrvale ma kutsun, ja kohe kõigi ees vabandan, aga ma nii julgelt sinatan teid mõlemaid, ma loodan, et see on. Ja sinu kõrvale ma kutsun Marko Uibu. Marko on siis Tartu Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni kaasprofessor ja sotsiaalse innovatsiooni labori üks asutajaliikmetest. Ja nagu me siin täna juba nalja tegime, et see on niisugune pooleldi väitlejate pidu, siis Markot ma tean isegi vist veel kauem kui Urmot, sellepärast et Marko ühtlasi on olnud erinevates väitlussuvelaagrites mulle nii kohtunikuks kui erinevates rollides ka treeneri eest, nii et suur rõõm ja au teie mõlemaga seda lava jagada. Aga täna me ei räägi nii väitlusest ega ka erinevatest vabakonna algatustest, mida me oleme Urmoga võib-olla aidanud käivitada, vaid me ikkagi räägime uuringutest, mida te aitasite ellu viia. Ja me tahamegi kuulda, mida te siis teada saite. Ja esimesena Urmo. Just, aitäh väga toreda sissejuhatuse eest ja tõepoolest ka minu ajalugu mõlema kaaslasega on olnud pikk, aga sellest sissejuhatuses vast jäi ütlemata, et roll, milles ma siis täna siin olen, on seotud mu praeguse tööga mõttekojas Praxis, mis on siis sõltumatu mõttekoda, kui ma enne nägin ühte meie asutajat, ka Vello Pettait siin rahva hulgas. Praxis siis tegutseb eesmärgiga luua uusi teadmiseid, leida mõjusaid lahendusi ja rikastada avaliku arutelu ühiskonnale olulistes küsimustes. Ning töö, mis mind täna siia lavale tõi, on selline, mida siis eelkõige mu kolleegid, aga väikese panusega ka mina tegime sellel suvel ja sügisel ja mis tegelikult veel avalik ei olegi. Avalikuks saab see uuring homsest, kui me seda siis koos Insaga esitleme. Ja keskendusime selles uuringus siis vabatahtlike kaasamiste praktikatele lõimumisvaldkonnas. Vaadeldes siis täpsemalt 5 riiki, või tähendab õigupoolest 4 riiki, Hollandit, Taanit, Soomet ja Suurbritanniat, aga miks mainisin numbrit 5, on see, et Suurbritannias võtsime veel eraldi vaatluse alla Põhja-Iirimaa, et siis oma mõnevõrra spetsiifilisema kontekstiga. Ja meie eesmärk ei olnud muidugi siis lihtsalt uurida, et mida seal välismaal ka tehakse ja kuidas neil läheb, sest arvan, et enam ammu ei ole mitte peamine küsimus meie vabakonnas või ka
avaliku võimu või üldse ühiskonna arengus see, et välismaal on mingisugused kihvtid ideed, millest me ei tea või ei ole kuulnud ja kui ainult saaks teada, et mida seal tehakse ja ise samamoodi teha, siis küll meil läheks ka hästi. Vaid eelkõige jah, mõte oli küll vaadata, mis rolli mängivad erinevates kontekstides vabatahtlikud lõimumisülesannetes, aga siis eelkõige just rohkem keskenduda sellisele süsteemsetele järeldustele, et mis põhjustab seda, miks mingisugused lahendused toimivad kas rohkem või vähem. Ja seega meie uuringus, kui see homme avalikuks saab ja siis tekib kõigile võimalus sealt seda ka ise lähemalt juba vaadata, on nendest riikidest põhjalikumalt valitud käsitlemiseks 10 näidet, aga siis veidi niimoodi ülevaatlikumalt oleme erinevaid organisatsioone ja nende kasutatavaid praktikaid vaadanud kokku mitukümmend. Ja lihtsalt veidi siis illustreerimaks, et mis laadi või milliseid organisatsioone, algatusi ja rolle me näiteks vaatasime, et Hollandist siis selline katusorganisatsioon, mille ingliskeelne nimi on It Begins With Language, kõik algab keelest, mis on siis katusorganisatsioon kohalikele keeleõppeprogrammidele, kus siis vabatahtlike rolliks on täiendada neid professionaalseid keeleõpetajaid, pakkudes siis sellist keeleassistendi rolli nendes professionaali läbiviidavates tundides, aidates neid professionaalseid õpetajaid, aga selle kõrval võib-olla siis isegi veel suuremas või olulisemas mahus on olla ka sellisteks keeletreeneriteks, et andes neile lisaks sellele professionaalse õpetaja keeletundidele siis luua neid võimalusi, seda keelt päriselus kasutada, rääkida sellistes tavasituatsioonides ja olla ka muuhulgas näiteks sellisteks keelesaadikuteks, kes siis levitavad seda teadmist ja sõnumit oma tööst ja lõimumisest oma võrgustikes ja tutvustes. Siis teine näide siis Taanist, Welcome House, mis tegutseb praegu siis Ukraina põgenikega ja kui selle vabatahtlike roll lisaks siis selle organisatsiooni professionaalsetele töötajatele on omakorda jällegi laiem, et ka aidata muuhulgas keeleküsimustes ja rääkida nendega siis taani keeles, aga veel enam on selleks rolliks tegelikult siis sellise kohaliku elu ja kultuuri ja tavade ja harjumuste tutvustamine läbi erinevate ühiste tegevuste, mida selles organisatsioonis ette võetakse ja mida siis vabatahtlikud korraldavad ja muuhulgas tutvustada ühe eesmärgina ka sedasama vabatahtlikku tegevust ennast kui ühte sellist Taani ühiskonnas väga levinud ja sealses kultuuris olulist tegevust. United Vision on näide Soomest ja tõin ta siin nendest erinevatest näidetest välja siis selle poolest, et United Vision omakorda on vabatahtlikke kaasav ja seejuures need vabatahtlikud on ise siis endised pagulased või sisserändajad, kes siis on nüüd juba lõimununa, toetavad siis oma uuemaid kaaslaseid, aidates, jagades oma isiklikku kogemust ja taas õpetades keelt, õpetades kohalikke tavasid, kombeid, kultuuri, ühiskonda ja tehes seda siis jällegi läbi eelkõige igasuguste ühisürituste, olgu selleks kas siis näiteks koristustalgud, millest see pilt räägib, või mingisugused muud lõbusamat sorti ettevõtmised. Ja näiteks siis 4. Hope for Young Suurbritanniast, just siis noortele pagulastele suunatud mentorprogramm, kus siis luuakse sellised paarid siis kohalikust
kohalikust noorest ja siis sisserändajast noorest, kes aitavad jälle väga paindlikult väga erinevates küsimustes, milles siis konkreetne inimene abi vajab, on need kooliga seotud teemad, näiteks õpitakse koos või mingisugused muud sotsiaalküsimused või mis iganes parajasti tuleb. Aga nagu öeldud, et see põhiküsimus ei ole ju selles, et mida saavad vabatahtlikud teha või mis põnevaid algatusi kuskil, mis põnevaid rolle on leitud vabatahtlikele erinevates riikides. Et seda, ma arvan, teame me ka Eestis ja mujal juba piisavalt hästi, et tegelikult ei ole valdkonda või küsimust, kus vabatahtlikkusel ei oleks mingisugust rolli või tähtsust, et põhimõtteliselt saavad vabatahtlikud teha kõiki ja see on oluline lahendus, mitte ainult siis selles kontekstis, ja seda lahendust ma pigem ei toonitaks, et see hoiaks kuidagi nagu ressurssi kokku, et me saame, et on inimesed valmis ilma palgata ära tegema midagi, mille jaoks muidu tuleks raha anda, vaid eelkõige lihtsalt sellepärast, et seda ressurssi, vabatahtlike ressurssi kasutades on meil esiteks võimalik võtta ette oluliselt suuremaid asju, milleks muidu lihtsalt ei jätkuks ka tegijaid, aga et see sõnum, mida antakse selle vabatahtliku töö kaudu, on teinekord just see kõige väärtuslikum, eks ole, et ka siis sisserändajale see taju, et mind ei aidata või minust ei hoolita ainult mitte sellepärast, et see on kellegi töö, vaid et inimene tõesti seda soovib teha. Ja rääkides siis, et mis need sellised järeldused olid, milleni me jõudsime, siis on põhimõtteliselt olulisus pöörata tähelepanu niisugustele küsimustele. Nende riikide näited, nagu öeldud, on erinevad, et veidi seesama riikliku lõimumispoliitika eesmärk võib nüanssides erineda, et kus on fookus rohkem keeleõppel, kus on fookus rohkem sellele, et sisserändaja saaks kiiresti tööle, kus on võib-olla see fookus rohkem, et ta mõistaks seda kohalikku kultuuri, tavasid ja harjuks sellega ära, aga põhimõtteliselt on ju selge, et need kõik kolm on olulised ja toetavadki vastastikku üksteist, ükskõik siis kummas järjekorras nad või millises järjekorras nad parajasti toimuvad. Aga võtmetähtsusega need programmid eri riikides ikkagi toimivad edukalt juhul, kui on olemas loodud see selgus siis selles, mis on riigi ülesanne, mis on kohaliku tasandi ülesanne, mis on vabakonna omavaheline ülesanne. Need jaotused saavad olla erinevad ja võivad toimida erinevat moodi. Suurbritannias, nagu me teame ka teistest valdkondadest, on rohkem roll vabaühendust siis ka tegevuste elluviimises, teistes riikides, nagu nägime, on avalik sektor ise see, kes pakub teenuseid rohkem ja vabatahtlikud toetavad sealt kõrvalt neid teenuseid. Mõlemat viisi saab, aga oluline on selgus. Ja siis ka just jälle riigi ja kohaliku tasandi asjal, kus on asjad rohkem koordineeritud tsentraalselt, kus jäetud kohalikule tasandile teha, aga vajalik on see selgus. Ja kogukondade puhul siis selles strateegilise raamistiku ja rollijaotuse selguses just see autonoomia omakorda nägime, et nendes programmides valdav ja levinum on just see, et need lahendused ei ole standardsed, vaid lähtuvad väga palju ikkagi konkreetse abivajaja vajadustest ja pakutakse talle seda, mida tema vajab, ja see on just see koht, kus siis vabatahtlikkus saab pakkuda neid paremaid, paindlikumaid lahendusi võrreldes avaliku sektori ikkagi standardsemate protseduuridega. Veel tahaksin rõhutada seda, et oluline kontekst on vabatahtlikkust vaadata siis mitte eraldi, et lõimumisvaldkonna vabatahtlikkus ei ole midagi väga spetsiifilist, vaid seda tulebki vaadata jälle, kuidas on tegelikult lood selle tugistruktuuri ja toetuse või traditsiooniga vabatahtlikkusele ühiskonnas üldiselt. Nagu tõdesime, et selle läbi on ka siis üks nendest tulemustest on tihtipeale see, et tegelikult sisserändajatest endist saavad selle tulemusena vabatahtlikud, mõnes programmis neid teadlikult just kasutataksegi vabatahtlikuna. Ja sealt edasi siis viimases järjekorras hakkavad tulema juba need praktilised aspektid, mida meie töös on ka põhjalikult välja toodud, et kuidas käib see vabatahtlike värbamine, kuidas koolitamine, et ka see on loomulikult, ei saa siin arvata, et see juhtub iseenesest, vaid see nõuabki
vajabki siis professionaalset lähenemist ja kogemuste vahetamist ja parematest praktikatest õppimist. Muuhulgas mis on üle maailma ka siis viimastel aastatel vabakonnas tervikuna, mitte ainult jälle lõimumisvaldkonnas, levinud see küsimus, et mis on nende tegevuste mõju, millistel tegevustel on mõju suurem, liikumine siis sellest reaalsest ainult vahetust tulemuste üleslugemisest ja seiramisest selle otsimiseni, et millised need põhjuse ja tagajärje seosed omavahel on selles, mida teevad vabatahtlikud organisatsioonid ja mis selle tulemusena siis sisserändajate elus muutub. Praegu tõmban otsa kokku ja pärast Markut saame hakata siis veel natukene mõtteid vahetama. Mõtteid vahetama, jaa, aga ma hästi kiiresti kohe küsin, kuna Slidosse see küsimus tekkis, kus seda uuringut avalikustatakse? Kindlasti Integratsiooni Sihtasutuse koduleheküljel, või tähendab, ma ütlen selles järjekorras, kindlasti Praxise koduleheküljel, selle eest ma saan ise vastutada ja olen täitsa kindel, et Integratsiooni Sihtasutuse koduleheküljel samamoodi. Nii et homsest alates jälgige uudiseid. Ja. Aitäh! Ja nüüd ongi siis Marko, lava sinu. Ja aitäh Urmole. Siit on väga hea jätkata oma teema ja oma uuringuga ja aitäh Integratsiooni Sihtasutusele, et selle võimaluse eest tegeleda teemaga, mis mulle tõesti südamelähedane ka on ja millest mulle väga meeldib rääkida. See uuring või õigemini selline arendusprotsess on veel värskem kui Praxise oma, siin ei ole mingisugune, see ei ole mingisugune lisaväärtus, aga miks ma seda välja ütlen, on see, et tegelikult sellise kogukondliku keeleõppe, keelepraktika mudelile me veel praegu korjame ekspertide ja muidu inimeste tagasisidet, ehk siis, et kui keegi tunneb, et ta tahab midagi sellest mudelist arvata, siis ma saan jagada ka seda täisteksti ja olen väga tänulik ja ka selle uuringu selline põhivedaja Rasmus Pedanik on väga tänulik, et kui te pärast seda ettekannet siis annate teada, et siis saate ise ka aktiivselt panustada. Aga see konkreetne formaat või selline lähenemine, millega siis me oleme ka sel aastal tegelenud, otsinud ka välismaa näiteid, kaardistanud Eesti häid praktikaid ja teinud selliseid arendustöötubasid, keskendub siis sellisele keele rääkimisele, keelepraktikale, mis toimub mitteformaalselt, kogukondlikult, kus inimesed saavad päris inimestena üksteise vahel suhelda ja tegelikult see on keeleõppes ülioluline. Ja selleks, et seda tuua kuidagi konkreetsemaks, ka selles arendusprotsessis me siis kasutasime selliseid konkreetseid näiteid inimestest ja siin on täna siis teile tutvustamiseks 2 inimest. Jeva on pärit Lätist ja ma ütlen kohe ära, et siin on tegemist uuringute taaskasutusega, et kolleeg Kristjan Kaldur on oma tiimiga need persoonad 2 aastat tagasi loonud ja tõesti see on näide, et meie uuringuid loetakse ja kasutatakse, isegi kui need on järgmised uuringud, aga et sellegipoolest, et Jeva on jõudnud siia lavale. Aga miks ma Jevast siin praegu räägin, on see, et Jeva on tulnud Eestisse pererändajana, mida see tähendab, et ta tuli siia oma mehe tõttu eelkõige ja tal on 2 last, ta on olnud emapuhkusel ja tema seos Eestiga ja eesti keele kultuuriga on üsna nagu habras, et ta on siin olnud 4 aastat, aga ta on käinud ka ühtedel koolitustel, aga ta ei ole kunagi nagu keeleõppes ülihea olnud või tal ei ole nagu mingit suurt fanatism õppida uut keelt või et ta ei naudi nagu seda, et eesti keeles on 14 käänet, eks ole. Et ma ei tea, siin auditooriumis on kindlasti inimesi, kes armastavad keeleõpet, keeleõppe enda pärast, aga üldiselt minnes siit ruumist välja, siis tegelikult tavaliselt inimesed ei armasta keeleõpet, keeleõppe enda pärast. Ehk siis Jeva on tegelikult natukene nagu hädas, ta tunneb nagu survet, aga see kõik talle, ja tal ei ole nagu ka selliseid nagu eduelamusi, et ta on nüüd lastega kodus ja tegelikult ei suhestu nagu Eesti kultuuri, eestlastega muul viisil kui mehe sõbrad, aga mees on ka venekeelne ja kodus nad räägivad vene keelt. Ja
Ja teine inimene, keda ma tahan teile tutvustada, on Svetlana Narvast. Ta on elanud Eestis kogu oma elu, ta on väga tarmukas selles mõttes, et ta on jõudnud iseseisvalt siis erinevate keelekursuste kaudu tasemeni B1, mis on tegelikult suurepärane asi, eriti kui me mõtleme, et tal ei ole Narvas oma eesti keele kõnelejaid, aga ja ta on ettevõtja, tal on, armastan öelda, tal on kõrge agentsust, ehk siis ta tegelikult tunneb, et ta tahab asju elus ära teha. Aga võt eesti keelega on tal see, et tal on tekkinud mingisugune hirm ja tõrge, sellepärast et ta tegelikult saab aru, et formaalselt tal on B1 keeleoskus, aga tegelikult ta ei suuda isegi nagu elementaarsetes situatsioonides rääkida, sellepärast et tal ei ole olnud keelepraktikat, ta kardab seda ja ta kardab ka ennast lihtsalt rumalaks teha. Väga, väga inimlik, kes meist ei karda seda, võib-olla mõni ei karda. Aga just nimelt, kui me räägime sellest, et mis on keeleõpe ja mis on nagu keelepraktika, kus keel tegelikult ärkab ellu inimese jaoks, on just nimelt siis sellised vahetu suhtluse kohad. Ja kui Urmo rääkis nendest vabatahtlikest programmidest, siis just nimelt see keelepraktika on see koht, mida on väga, väga raske või põhimõtteliselt võimatu teha siis ilma vabatahtlike osaluseta. Ja siin ma tõin ka siis mõned näited välismaalt, kus toimub midagi, mis võib-olla võiks toetada ka neid inimesi, keda ma just teile tutvustasin. Et näiteks Iirimaal see on tõesti levinud üle riigi, pidevalt toimuvad paljud keelegrupid iganädalaselt ja üks ressurss, mis on ühiskondlikult väga, väga oluline ja mulle tundub, mida Eestis võib-olla ikkagi ei suudeta rakendada piisavalt tõhusalt, on eakad inimesed või need inimesed, kellel on elus tekkinud mingisugust aega ja kes on teiselt poolt ohus, et nad langevad sotsiaalsesse isolatsiooni või neil ei ole piisavalt suhtlusolukordi. Ja see konkreetne näide ja mudel põhinebki siis sellel, et eakad kohalikud inimesed peamiselt siis suhtlevad äsja saabunud inimestega, kellel on teine kultuuriline taust. Mis oleks Jeevale ilmselt suurepärane variant, sest tegelikult ta tunneb puudust oma vanaemast näiteks ja selline Eesti vanaema, kes on temaga sõbralik ja kellega ta suheldes saab niimoodi rahulikult katsetada eesti keelt ilma selleta, et ta kardaks, et ta kukuks jälle mingis testis läbi. Teine näide on Rootsist, selline perekeskne keelepraktika, mis keskendubki lastele ja perele, et ka näiteks Jeeva puhul on lapsed, on tema maailma kese ja seal ta tõesti tunneb ennast ka kindlalt. Kui ta käiks sellistes gruppides, kus läbi sellise lapsekasvatuse teemade ta saaks ennast väljendada ja kontakte, siis see oleks kindlasti talle väga suur väärtus. Või järgmine näide Berliinist, Saksamaalt, kus keelepraktika, sõnade õppimine tegelikult toimub hoopis läbi teise tegevuse, rattasõidu õppimise. See on peamiselt siis immigrantidele, teistsuguse religioosse taustaga inimestele, peamiselt kelle jaoks muidugi ka ja naistele, kelle jaoks siis rattaga sõitma õppimine on ka muidugi kultuuriliselt väga oluline sümbol. Ja veel neid näiteid on kohutavalt palju, või mitte kohutavalt, aga ütleme täiesti mõistlikult palju, ja nad on selles mõttes ka nagu levinud, et näiteks seesama Speak on alustanud Portugalist ja siin on üks asi, mis võib-olla eestlaste eneseuhkusel alati nagu kuidagi mõjub, et seda Speak-gruppe näiteks toimub ka Lätis ja Leedus, aga mitte Eestis. Ehk siis, et selline natukene nagu startup stiilis selline platvorm, mis aitab siis kokku viia neid vabatahtlikke ja tekitada neid selliseid keele praktiseerimiskohti. Ja tegelikult, kui me vaatame Eestit, praegu võib jääda mulje, et me toome ainult välismaa näiteid, aga tegelikult Eestis toimub väga palju sellist tüüpi tegevusi. Need näited pärinevad raamatukogudest, kultuuriasutustest, ülikoolidest ja mujalt. Küll see, mis üldiselt neid nagu iseloomustab, ongi see,
et seal on siis sellised pühendunud oma missiooni tajuvad eestvedajad, aga seni sellist struktuurset tuge või seda, et väljaspool siis kas mingit konkreetset projektirahastust või väljaspool seda, et asutuses sulle öeldakse, et jah, et võid küll nüüd teha neid keelekohvikuid, et meil on siin võimalik küll seda teha, eks ole, mis on nagu selline kõrvaltegevus. Et nad ei ole nagu kuskil nagu sellised või noh, nad ei ole võtnud seda positsiooni, mis nad tegelikult vääriksid. Ja see paneeli teema, eks ole, mis tuli ka nagu sealt erinevatest intervjuudest välja, et neid välismaalasi on väga lihtne kutsuda üldiselt, et neil on motivatsioon, aga pigem ongi probleem selles või küsimus selles, et kuidas saada eesti keelt kõnelevaid vabatahtlikke siis sellistesse tegevustesse. Ja mõned põhijäreldused siis, mida selle uuringu ja nüüd siis väljatöötava mudeli puhul võib välja tuua, et tegelikult me võib-olla natukene nagu lihtsustavalt mõtleme eesti keele õppest kohati. Teie siin ruumis muidugi ei mõtle, aga mina praegu refereerin nagu üldisemale avalikkusele ja sellele, et mitte ekspertidele, mitte nendele, kes pidevalt sellega võib-olla kokku puutuvad, et me ei taju nagu tegelikult seda vajadust ja seda väärtust, mis on siis sellel suhtlusel, just sellisel mitteformaalsel suhtlusel. Ja teiselt poolt jälle võib-olla selline väike pimetähn, olles siis näiteks eestlane, me ei taju tegelikult, et kui keeruline on muukeelsel inimesel leida neid kohti, kus suhelda eestlastega, päris eestlastega. See tuleb läbivalt välja erinevatest uuringutest. Ma olen varasematel aastatel ka neid uuringuid teinud välismaalaste kogemuslugudest sellest, kui raske on hoida eestlast rääkimas eesti keelt, kui sa ei räägi perfektselt või väga head eesti keelt, nad kohe vahetavad kas inglise keelele või et see on eestlastele piinarikas. Nad peavad seda endale kuidagi nagu tajuma, et see on vajalik. Ja mis iseloomustab selliseid formaate on see, et neil peab olema väga madal lävi, sinna peab olema väga lihtne saada, need peavad olema piisavalt paindlikud, et selles mõttes siin mingisugust nagu iseenesest midagi väga keerulist ei ole, küll on keeruline see, et kuidas seda süsteemi siis tekitada ja toetada nii, et see saaks ja võiks siis nagu struktuurselt toimida. Ja sellest me saame loodetavasti siin arutelus veel rääkida, ma väga hea meelega sellest räägin, miks see on ikkagi nii oluline, et tegelikult me ei räägi siin ainult keeleõppest, me räägime sellest, et kuidas need inimesed suhestuvad Eesti kultuuri, Eesti ühiskonnaga, eestlastega üldisemalt. Ja see on ülioluline, see on julgeoleku küsimus, see on sotsiaalse sidususe küsimus ja nii edasi, et selles mõttes see ei ole nagu mingisugune nice to have asi, et kui meil raha jääb järgi, et siis paneme siin mingisuguse grupi käima, et las nad räägivad. Et tegelikult sellistes kohtades, kui me räägime demokraatia kriisist, kui me räägime sellest, et meil ei teki nagu teatud tüüpi sotsiaalset kapitali, siis just sellistes kohtades see kapital tekib. Ja mudel on olemuslikult, need mudelid on kulutõhusad, vabatahtlikkus on väga suur väärtus, aga me peame arvestama sellega, et vabatahtlikkus iseenesest ei tähenda seda, et sinna ei peaks panema ressursse, eriti käivitamise alguses, et tegelikult vabatahtlikkusel on hoopis muid väärtusi, aga ma arvan, Kai, et sinna me nüüd võib-olla oma aruteluga saamegi minna. Aitäh teile! Aitäh! Mõlemad väga põnevad uuringud, mõlemad väga sisukad taipamistest ja lahendustest tulvil. Aga ma võib-olla sa juba natukene läksid sinna provotseerimise poolde ise ka, aga ma ikkagi nagu surgin edasi, et aga meil on ju, riik ju rahastab erinevaid keeleõppekursuseid, miks see vabatahtlik lähenemine, miks need siuksed kogukondlikud keelepraktikad, miks need head on? Mis see on, mida nad ühiskonnale siis toovad? No esiteks muidugi neid keeleõppekursuseid ka ei ole sageli, nad ei ole piisavalt kättesaadavad, see on üks teema ka, et see tuleb ka uuringutest välja, aga see ongi see, et tegelikult selline
inimese suhe inimesega on ikkagi hoopis midagi muud kui see, kui sa käid mingisuguses keelegrupis. Et see, kui see Eesti proua sulle räägib säraval sirmi Eesti jõulutoitudest ja siis see India noormees ei saa aru, et kuidas on selline asi võimalik ja et aga sellistel hetkedel nagu sünnib see selline vastastikune mõistmine, just nimelt see sildav sotsiaalne kapital, mida siin hommikusel sessioonil ka öeldi, ja need formaadid on selles mõttes nagu lihtsad, aga need toimivad. Kui me toome inimesed kokku sellistes toetavates, neutraalsetes formaatides, mis suunavad inimesi leidma nagu ühisosasid, siis see tegelikult toimib väga hästi, et inimene on selles mõttes sõltub väga palju nagu sellest, kuhu ta asetatakse. Kui teid ükskõik keda teist peaaegu kutsuda siia lavale nagu ühe erakonna esindajana, kus ta peab debateerima ja ennast esitlema ja eristuma teistest erakondadest, siis te olete suunatud konflikti poole, eks ole, ja te ütlete asju, mis võib-olla on teravad ja mida te võib-olla isegi nii palju ei mõtle, ma ei tea muidugi seda, aga teiselt poolt, eks ole, kui teid pannakse sellisesse keelekohviku formaati, kus teil on ette antud toredad neutraalsed teemad, te oletegi seal selleks, et nagu inimestega avatult jagada oma kogemusi, oma perspektiive, siis see on see, mis tegelikult toimib. Ja ega asjata neid näiteid ka igalt poolt maailmast nii palju ei ole, et selles mõttes see näitab, et selle jaoks on vajadus olemas, sellel on väga-väga oluline roll just nimelt nii keele omandamisel, aga tegelikult ka sellise kultuuritaju ja sellise tunnetuse saamisel, et kui ma elan siin Eestis, et siis mul tõesti on mingid kontaktid, meie läbi viidud intervjuudest tuli see ka väga selgesti välja kõigi nende siis välismaa programmide. Me ju Eesti algatusi seekord kuidagi ei analüüsinud ega hinnanud, aga nende välismaa programmide, et ükskõik mida nad tegid, nad ikkagi rõhutasid selle sama vabatahtliku ja siis sisserändaja isikliku suhte olulisust selle juures, et tõesti see, et kas koos minnakse matkale, mida teevad osad või koos tehakse süüa või minnakse, ma ei tea, koristatakse või muud taolist, et see ei ole tähtis konkreetselt, mis see asi on, aga mulle ka näib, nagu Markogi viitas, et vabatahtlik tegevus, juba kui nagu ka seda teadvustada, et ma nüüd teen mingit vabatahtlikku tegevust, et see on tihtipeale juba midagi, see käivitab ka inimeses nagu seda soovi ise vabatahtlikuna olla, või ma nagu tajungi, et ma olen see hea versioon iseendast, ma teen midagi nagu toredat vajalikku ja see kandub edasi siis ka neile teistele, kes selles asjas osalevad, ja ma arvan, et see omakorda ongi lahendus väga paljudele küsimustele ühiskonnast, et inimesed nagu keskkond, kus me tegutseme, mõjutab väga palju meie käitumist, eks ole, et kui meie ümber on hea ja sõbralik keskkond, käitume me palju paremini kui sellises vaenulikus ja hirmutavas keskkonnas. Et seega on jälle just üks vabatahtlike rolli tähtsus, et luua niisuguseid kohti, kus me saame olla see parim versioon iseendast. Just ja ikkagi ka see kontakti teema, et mulle väga meeldib, või mulle otseselt nagu ei meeldi, aga see on minu meelest nagu illustratiivne, et kuidas meie kultuuriliselt on mingisugused arusaamad tekkinud, mis tegelikult ei pruugi olla ka üldse tões, et näiteks te teate seda ütlust homo homini lupusest, inimene on inimesele hunt, teate, eks ole, see tähendab seda, et inimesed on olemuslikult egoistlikud, kurjad, halvad üksteisel on ju, paned inimesed ühte ruumi kokku, lähevad kaklema. Kõigi sõda kõikide vastu. Jah. Aga teate, et tegelikult see originaalne, see ladinakeelne ütelus ei ole homo homini lupusest, see on tegelikult pikem. Ma isegi kirjutasin endale aga nii halva käekirjaga, et ma ei saa seda lugeda, sellepärast ma võin proovida lupusest homo homine non homo, ma peaks kirjutama, igal juhul see jätkub ja mis on selle asja mõte, on see, et tegelikult see ütlus ütleb, et inimene on inimesel hunt siis, kui ta ei tea seda teist inimest, kui ta on võõras see teine inimene. Ja siin on minu meelest nagu hästi oluline
punkt või aspekt või see nüanss, mis on, mulle tundub nagu meie kultuuriski natukene nagu iseloomulik, et me võtame, aktsepteerime nagu mingisuguseid väiteid või tõdesid või postulaate nagu enda kohta ja kultuuri kohta ja kaasinimeste kohta. Ja ka see, et kuidas me oleme nagu lühendanud seda fraasi või kultuuris on kuidagi nagu kinnistunud see lühendatud fraas ja me ütlemegi, et ja, muidugi me teame, inimesed ongi sellised, nad ongi üksteise suhtes nagu hundid. Aga jällegi, et kui me tegelikult nagu tunneme teist inimest, tajume teist inimest, siis see ja jällegi praegusel ajastul, kus väga palju suhtlust on läinud online keskkondadesse, mis on ülihalb selle tunnetuse tekkimiseks. Et ma olen jälginud ka oma uuringute ja niisama nagu huvi pärast ka nagu erinevaid sotsiaalmeediagruppe ja foorumeid ja ei ole sellist, väga paljud nagu sümpaatsed inimesed, anna neile nagu võimalus kirjutada mingisugune kriitiline kommentaar kuskile ja nad kasutavad seda. Minu meelest väga hea näide kunagi, nüüd on see kinni pandud. Perekooli foorumis oli arutelu, ma olen ilmselt seda näidet toonud palju, oli arutelu selle üle, et kuidas on õige teha hakklijakastet üle 100 kommentaari või rohkem. Ja milline võitlus seal käis, et kui sina tahad olla selline sovjetiaegne mutt, kes praeb kõigepealt jahu ära ja siis paneb sibule, siis palun võtta oma hakklijakaste, aga et selles mõttes, et kui me ei näe üksteist, kui meil ei teki seda sidet, siis ükskõik mis teema me põhimõtteliselt nagu, aga ongi, et kui me saame kokku, kui meil antakse, kui me saaks selle sama inimesega kokku ja teemaks oleks hakklijakaste ja nüüd arutlege ja meil on keelekohvik, siis need samad inimesed, ma vean kihla, arutaksid väga sümpaatselt ja lõpuks leiaksid ilmselt, et jah, et see on okei, et sina praed oma sibula enne ära, kuigi ma seda ei aksepteeri. Ja võib-olla isegi huvitav. Võib-olla isegi huvitav, võib-olla isegi katsetab. Lähenemiste erinevuse mitmekesisus on ju. Mis tegelikult, see ongi ju täpselt seesama, kas sõbraliku või et mis reeglid mingis keskkonnas valitsevad ja online keskkonnas me oleme kõik harjunud ja võtame selle kuidagi omaks, et see ongi see kommentaarium, mis asjad käivadki niimoodi ja me isegi enam paljud, ma arvan, on loobunud üritamastki minna ja proovida midagi teistsugust tõestada seal. Aga see tegelikult toob ka niisuguse aspektini, et üks teemadest, mis ka meie vaatasime ja mida vabatahtlikus tegevuses üldse arutatakse, on ju, et kuhu suunda see vabatahtlikkus üldse läheb, et me teame, et trendid on see, et püsivabatahtlikke kipub jääma vähemaks võrreldes varasemaga ja selle asemele on tulnud selline mikrovabatahtlikkuse tegemine, et mis jälle selle asja organiseerijatel on tegelikult keerulisem olukord. Aga siis üks küsimustest on ka online vabatahtlikkuse trend ja ka meie intervjuudes me selle kohta ka eraldi uurisime ja kõik peaaegu olid seda mingil määral ka rakendanud, praktiseerinud. Enamik olid, niimoodi ütles, et kui vähegi võimalik, siis ei tee, et see on hädalahendus mingisugusteks situatsioonideks, et tõepoolest näiteks need keelesõbrad, kes omavahel on kuidagi paarides ja räägivad, et kui siis on see kohalik inimene on parajasti puhkusereisil ja et siis ta saab ikkagi Hispaaniast oma matkaautost ka teha selle kõne ära, et see ei pea selle pärast ära jääma. Aga et üldiselt ka seal just selle rõhutamine, ikkagi see inimlik vahetu kontakt, eriti siis just selles faasis, kus alles neid suhteid tuleb omavahel luua. Kui need suhted on juba tugevad ja toimivad hästi, et siis saab online seda asendada, aga mitte uute suhete loomise kontekstis. Kell seina peal näitab, et meil on 30 sekundit jäänud. Ja sa oled esimene küsimus. Vastasime praegu. Meil tegelikult oli isegi saalist täna esimene käsi. Ma nii tahaks, et see mikrofon jõuaks ka sinna käe juurde. Praxis asutaja Vello Pettai. Aga et meil on seal taga kuskil ka mikrofon. Et kui saab selle ka, siis väga hea meelega. Kiiresti Vello Pettai. Mind huvitas see küsimus, et mil määral selle keelekohvikute ja ringide tekitamise loomisel esineb ka siis sooline lõhe.
ja ma näen et küll, 2 meesterahvast on meil seletamas, aga tegelikult me oleme siin saalis tubli vähemus. Et see on ilmselt laiem nähtus kogu integratsiooni alal, aga just teie töö puhul, kas te saate selle vastu midagi teha või üritate, et 30 sekundit palun? Ja ma arvan, et selle vastu vähemalt esialgu ei olegi mitte midagi vaja teha, et selles mõttes, kui need vabatahtlikud on pigem naised või ka teatud juhtudel ainult naised, siis mis sellest halba, et kindlasti võib siis püüda luua mingisuguseid spetsiifilisemaid programme, spetsiifilisemaid tegevusi, et siin ka need sellised huvipõhised tegevused, et kui sul on näiteks mingid jooksugrupid või mingid pallimängud, mis integreerivad ka, eks ole, mingi selliseid keelekümbluse elemente, või näiteks sellel Rootsi näite puhul, kus oli see perekeskne, et neil on ka näiteks isade grupid, et kus siis ongi nagu ainult isad oma lastega oodatud, et kindlasti nagu selliseid variante on, aga mulle tundub küll nagu praegu, et eriti Eesti kontekstis, et kui näiteks eakamad prouad tahavad tulla ja ongi ainult eakad prouad, siis super, et me ei pea nagu selle pärast muretsema. Seda ei pea jah probleemina nägema, aga ka jälle üks see kultuuritundlikkuse teema on asi, mida ka meie inimesed rõhutasid, et jälle teisalt on need kontekstid, kus suhtlus toimub paremini, kui saab mees rääkida mehega või naine rääkida naisega või poiss poisiga või tüdruk tüdrukuga. Et seega vajadusel ikkagi tuleb ka seda arvesse võtta ja pingutada selle nimel, ja ega see nüüd lootusetu ei ole, et jah, trendid enamuses on naised teevad rohkem vabatahtlikku tööd ja rohkem teevad vanemad inimesed, mujal riikides vähemalt nii, aga trendid saab teadmiseks võtta ja siis mõelda, ja see ei kehti sugugi, trend ei kehti iga üksiku juhtumi kohta ju. No, meestest vabatahtlikud tulevad siis, kui neil on võimalus nagu seletada, et kuidas mingid asjad käivad, et näiteks, et ma arvan, et seal on potentsiaali. Väga hea, rohkem siis anda võimalust meestele seletada, kuidas asju teha. Aga ma ikkagi viimase asjana, kuna me oleme juba 2 minutit üle aja, aga ma ikkagi tahaksin Urmo võtta siit kaasa, kuna siin on saalitäis päriselt spetsialiste, eksperte ja samas ka vabatahtlikke potentsiaalselt, siis mis sa meile kaasa annaksid soovitusena? Kui meil on võimalus olla kellegi vastu hea, siis tasub neid võimalusi kasutada. Aitäh!